Ettevalmistused algasid juba ammu enne operatsiooni Eepiline raev. F-22 hävitajat viidi baasidesse Iisraelis ja Lähis-Idas. Teheraan polnud valmis. Kui operatsioon algas, saabusid Ameerika F-22 hävitajad Iraani nagu kummitusöös, nähtamatud, peatamatud. Massilise hävingu tooja salajaste baaside vastu ja nüüd relv, mida USA saab kasutada pideva ähvardusena Iraani raskustes režiimi vastu. See on see, mida F-22 on Iraanis teinud ja see on tohutu. See, mida me seni F-22 kohta Iraanis teame, on see, et see on üks kõige eesrindlikumaid õhuväevarasid, mida USA on kasutusele võtnud. See koos F-35-ga on varghävitaja, kuigi mõlemad on täitnud erinevaid rolle. F-35 võib mõelda kui meeskonna mängujuhist nende lennukite seas, mille USA on välja toonud. Täis tipptasemel sensoreid on need hävitajad koordineerinud õhutegevust ja sooritanud rünnakuid Iraani kõige ohtlikumate sõjaliste sihtmärkide vastu. Mis puudutab F-22 siis ka, see on täis sensoreid ja need on väga olulised. Kuid just see on olnud õhuülekaalu spetsialist, hävitaja, mille USA ja Iisrael saatsid Iraani sihtmärke purustama ja õhuruumi valitsema. Need mitmeotstarbelised hävitajad on hävitanud Iraani õhutõrje ja salajased baasid, toetades samal ajal ka teisi lennukeid, et ka nemad saaksid sama teha. USA plaan töötas. Iraani õhutõrje on varemetes. 30. märtsis teatas Iisraeli kaitsevägi, et umbes 80% Iraani õhutõrjest on hävitatud. Pole juhus, et operatsiooni Eepiline raev esimene nädal või nii oli ka periood, mil F-22 oli oma ründerežiimis kõige ülekaalukamas seisus. Päevi lendasid need hävitajad Iraani õhuruumis, jäädes märkamatuks just nendele õhutõrjesüsteemidele, mille hävitamiseks nad saadeti. Tee peal on F-22D hävitanud salajasi baase ja tõenäoliselt on nad mänginud võtmerolli Islamivabariigi revolutsioonilise kaardiväe ehk IRGC kontrolli all hoidmisel. Kuid nende suurimaks saavutuseks seni on olnud panus Iraani õhutõrjevõrgu lammutamisse. Praegu on USA'l Iraani suhtes nii suur õhuülekaal, et nad saavad kasutada aastakümneid vana B-52 pommitajat maismaa kohal toimuvateks missioonideks. Seda ei juhtuks, kui Iraanil oleks alles mingigi õhutõrjevõrk. B-52D on tohutult suured ja kaasaegsetel kaitsesüsteemidel on neid lihtne tuvastada. Tõsiasi, et nad lendavad üle kogu Iraani mandriosa, näitab, et see 80% näitaja Iraani õhutõrje kohta, mida Iisrael jagas, on üsna täpne. See võib isegi olla alahinnatud ning F-22D mängisid suurt rolli sellise õhukeskkonna loomisel Ameerika lennukitele, kuid see pole veel kõik. Nüüd, kui vargtehnoloogiata platvormid lendavad üle Iraani maismaa, on F-22D liikunud rohkem toetavasse rolli, sarnaselt sellele, mida Ameerika F-35D täitsid varem operatsioonis Eepiline raev. Nad ei pruugi selles rollis igavesti püsida. Iraani olukord on lähedal eskaleerumisele kaugemale sellest, mida oleme seni näinud, ja me kajastame peagi, kuidas F-22D selles osalevad. Aga praegu lendavad F-22D märkamatult Iraani õhuruumis, kogudes luure, seire ja rekognosseerimisandmeid. Sellel on palju sensoreid, mis võimaldavad tal seda teha ja neid andmeid ei kasuta ainult F-22D. Loomulikult viivad nad endiselt läbi rünnakuid Iraani salajaste baaside vastu. Kuid andmed, mida nad koguvad, saadetakse ka vanematele lennukitele nagu F-16D ja mittevarjatud pommitajad, mida USA on Iraanis kasutusele võtnud. Mõtle, mida see tähendab Iraani ja IRGC jaoks. See teab, et F-22D on õhus, aga ei tea, kus nad on ja isegi enne, kui ta kaotas 80% oma õhutõrjest ja nende süsteemidega seotud radaritest, ei suutnud ta neid leida. Nüüd koguvad need F-22D sihtmärkide kohta andmeid, mis edastatakse teistele lennukitele, et need saaksid rünnakuid läbi viia, samal ajal kui F-22 lendab uude sektorisse, et koguda veelgi rohkem andmeid. See on kihiline lähenemine õhurünnakutele, mis on saanud võimalikuks tänu sellele, et USA saavutas õhuülekaalu nii kiiresti ja F-22 on selles oma rolli mänginud, tegelikult mitu neist, alates hetkest, mil operatsioon Eepiline raev käivitati. Kõige hullem Iraani režiimi jaoks on see, et ta ei saa selle vastu midagi teha. F-22 suudab end igal ajal varjata, võimaldades tal viibida Iraani alles jäänud radarite ulatuses, ilma et teda nähtaks. See suudab tuvastada need radarid ja vajadusel rünnata või kasutada oma vargvõimet, et valida välja paljud ohutud õhukoridorid, mis Iraani õhuruumis olemas on. Kõik, mida teine lennuk sel hetkel tegema peab, on liikuma sinna, kuhu F-22 ütleb ning seejärel vallandama kaugründemoona, mis hävitavad sihtmärke vasakul, paremal ja keskel. Sihtmärke hävitatakse massiliselt. USA sõjavägi on operatsiooni Eepiline raev käigus tabanud 29. märtsi seisuga üle 11 000 sihtmärgi ning see arv kasvab veelgi, kui varem mainitud eskalatsioon tõepoolest aset leiab. Mis puutub Iraani revolutsiooni kaardiväkke, siis nemad ja nende juhid elavad pidevas ebakindluses, kui F-22D nende kohal lendavad.
See hävituslennuk on võib-olla üks surmavamaid näiteid tehnoloogilisest ülekaalust, mis USA-l Iraani ees on. Iraani revolutsioonikaardiväe jaoks on see tehnoloogiline ülekaal üks põhjusi, miks nii paljud nende tähtsaimad tegelased on juba kõrvaldatud. Euronews toob neist mõned esile. See ütleb, et Iraani režiimi kõrgete ametnike hukkunute arv oli 21, märtsiks jõudnud vähemalt 70 nii. Nende hulgas on Ali Mohammed Naini, kes oli IRGC pressiesindaja. Tema pole küll maailma tähtsaim kaotus, kuid ta oli IRGC jaoks oluline avalik esindaja. Teised, kes on hukkunud, olid palju olulisemad IRGC vastuse jaoks, mida nad üritasid USA vastu korraldada. Operatsiooni eepiline raev esimesel päeval, mil Ameerika F-22D oleksid olnud kõige aktiivsemad, hukkus Mohammad Bakpour, kes oli IRGC ülemjuhataja. Sellest ajast alates on IRGC kaotanud mitu ohvitseri Liibanoni ja Palestiina harudest, samuti korpuse endise asekoordinaatori Ali Hashemi. IRGC õhu- ja kosmosejõudude vanemkomandöör Esmail Degan on kõrvaldatud, nagu ka teised IRGC-ga seotud, kuid teistes riikides baseeruvad ohvitserid. Kas F-22D korraldasid mõne neist rünnakutest ise? Me ei saa olla täiesti kindlad, kuid mis tundub kindel on see, et nad andsid luureinfot lennukitele, mis need IRGC juhid kõrvaldasid, isegi kui nad ise rakette ja pomme ei tulistanud. Just sellepärast on IRGC ja selle alles jäänud liikmed nii haavatavad. Olenemata sellest, kas nad teavad, et F-22 on taevas või mitte, on pidev oht alati olemas. Ja mõnikord tuleb see oht kõige ootamatumatest suundadest, kõik sellepärast, et F-22D saavad jagada nii palju andmeid teiste õhuplatvormidega Iraanis. Kui me ütleme, et Iraan polnud F-22 täielikuks võimsuseks valmis, siis me mõtlemegi seda. Aga režiim ja IRGC oleksid pidanud teadma, mis tulemas on. Oleme juba rääkinud mõnest F-22 võimekusest, mis on teinud sellest ideaalse valiku operatsioonile eepiline raev. See on raskesti avastatav ning sellel on ohtlik kombinatsioon anduritest ja tulejõust. USA õhujõud selgitavad seda veel üksikasjalikumalt, märkides, et F-22 ühendab oma raskesti avastatavuse sellise manööverdusvõimega, mis muudab selle taevas jälgimiseks ja ründamiseks tõeliseks õudusunenäoks. See on reaktiivlennuk, mis suudab superkruiisi võimekusega saavutada Mach 2 kiiruse, mis tähendab, et ta suudab hoida üleheli kiirust ilma järelpõletit kasutamata, mis muidu muudaks ta Iraani radaritel nähtavaks. Üle 1850 miili lennuulatusega suudab F-22 lennata sihtmärkide kohal mitu korda enne, kui naaseb baasi. Ja kui rääkida tulejõust, siis sellel on kõik, mida vaja, et hävitada kõik, mis talle ette jääb, eeldusel, et ta ei kutsu appi teist lennukit seda tööd tegema. F-22 on varustatud M61A2 20 mm kahuriga, millel on kaasas 480 padrunit, mis suudavad purustada sihtmärke nagu droonid ja tugevdamata rajatised maapinnal. Sisemised, külgmised relvaruumid suudavad kanda paari AIM-9 infrapuna õhk-õhk-raketti. Mitte, et hävitaja oleks neid vajanud millegi suurema kui droonide vastu, sest Iraani vananenud õhuvägi pole olnud arvestatav tegur. AIM-120 rakette saab samuti lisada, et moodustada võimsa õhk-õhk-relvastuskomplekti. Maapealsete sihtmärkide jaoks kannab F-22 mitmeid laskemoone, sealhulgas GBU-39B väikese läbimõõduga pommi. Kaaludes 250 naela on need pommid piisavalt täpsed, et tabada peaaegu iga sihtmärki maapinnal ning piisavalt väikesed, et F-22 saaks sooritada mitu lööki, ilma et ta kordagi oma märkamatuks jäämise võimet kaotaks. Kui F-22 ei kasuta neid tüüpi pomme, saab seda varustada ka GBU-32 Joint Direct Attack Munitionsiga, mis kaaluvad umbes 1000 naela tükk ja suudavad vajadusel sihtmärgile tohutut tulejõudu anda. Kõik see on avalikult kättesaadav teave. USA õhujõud on praktiliselt Iraanile karjunud, et F-22 on tulemas ja hävitab Iraani revolutsioonilise kaardiväe sõjalise infrastruktuuri. Aga ikkagi ei näinud Iraan sellise hävingu ulatust ette, kuigi ta oleks võinud seda teha ka ilma kõigi nende tehniliste andmeteta. See on sellepärast, et 2013 aasta näitas Iraanile, kui tõhus oleks F-22, kui see kunagi nende territooriumil kasutusele võetaks. See juhtum üksi näitab, miks see lennuk on olnud nii tõhus. Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg saada meie kanali uusimaks tellijaks. Nii et, mis juhtus 2013 aastal? Sel aastal üritas Iraanis Su-25, mis on üks parimaid ründelennukeid Iraani õhujõududes, hoolimata sellest, et on nõukogudeaegne relikt, rahvusvahelises õhuruumis kinni püüda USA MQ-1 Predator drooni. Iraani lennuk ei suutnud seda teha, kuid juhtumist piisas, et veenda USA-d saatma Iraanile sõnumi. USA tegi seda, saates oma droonidele saatjateks F-22 hävitajad, mis viis ühe kõige alandavama kogemuseni Iraani lennundusajaloos. Juhtumist saatis USA F-22, mida juhtis kolonelleitnant Kevin Satterfield Predator droone. Ei läinud kaua, kui tema varghävitaja sensorid andsid Satterfieldile märku 2 Iraani F-4 Phantomi lähenemisest.
Need olid omal ajal suurepärased hävituslennukid, kuid 2013 aastaks kuulusid need pigem muuseumisse kui vaidlustatud õhuruumi. Nende lennukite piloodid ei märganud Sutterfieldi F-22, mis ajendas teda sooritama manöövri, millest on saanud legend. Kui F-4-d lähenesid, et Ameerika Predator droon kinni püüda, lendas Sutterfield oma F-22-ga saabuvate lennukite alt läbi. Seal jäi ta korraks paigale, enne kui tõstis oma F-22 Iraani F-4-de kõrvale ja andis edasi selge sõnumi: te peaksite tõesti koju minema. Iraani piloodid kuulasid ja kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi oleks tähelepanelik olnud, oleks ta saanud teada kõik, mida tal oli vaja teada F-22 hävitajate kohta, mis praegu tema õhuruumis lendavad. Ameerika varghävitaja on selline tehniline saavutus, mille vastu Iraani kaitsesüsteemid polnud valmis. Operatsioon Eepiline raev on seda tõestanud. Tuhandeid sihtmärke on tabatud otse või kaudselt selle hävitajaga, mida Iraani radarid ja lennukid ei suuda tuvastada. USA on liikunud ülemeelikest hoiatustest rahvusvahelises õhuruumis Iraani pommitamise ja rakettide tulistamiseni Iraani territooriumil. Ja Iraani revolutsiooniline kaardivägi ei saa selle vastu palju teha, peale selle, mida Iraani piloodid tegid 13 aastat tagasi. Põgeneda, peitu minna ja loota, et F-22 kaob ära. F-22 on operatsiooni Epic Fury esimesel kuul silma paistnud. Nüüd on küsimus, mida see järgmiseks teeb. Siin lähevad asjad F-22 hävitajate jaoks Iraanis tõsiseks. Seni on nad läbi viinud või toetanud õhuoperatsioone. Sihtmärgid on hävitatud, salajased baasid purustatud ja vargsi tehtud hävitusi on tehtud korduvalt. Nüüd algab eskalatsioon. Praegu tundub, et USA valmistub maapealseks sissetungiks kusagil Iraanis ja F-22 hävitajad mängivad selles peaaegu kindlasti rolli. 2 merejalaväe ekspeditsioonüksust, 31. ja 11. on kas teel piirkonda või on 31. üksuse puhul juba kohal. Nendega liituvad 82. õhudessantiviisi langevarjurid, mis annab USA-le piirkonnas umbes 6000 eliitsõdurit, koos laevade meeskondadega, kes neid Pärsia lahte toimetavad. Need sõdurid liituvad umbes 50 000, kes on paigutatud baasidesse üle Lähis-Ida, andes USA-le märkimisväärse maaväelise jõu. Piisavalt, et proovida peaaegu kõike, kaasa arvatud rünnakud Iraani mandriosa vastu. Mandriosa ei tundu siiski olevat sihtmärk. 30. märtsi raportis väitis Al Jazeera, et 2 nimetamata USA ametnikku on öelnud, et kaitseministeerium valmistub maapealseteks reidideks Kargi saarele. Sellel väikesel saarel asub naftaterminal, mille kaudu töödeldakse 90% Iraani toornafta ekspordist. Ja idee näib olevat avaldada Iraanile tugevat majanduslikku survet, et sundida avama taas Hormuzi väina, mille kaudu liigub 20% maailma naftast ja veeldatud maagaasist. Idee on lihtne. Võta Iraani režiimilt ära nende peamine sissetulekuallikas ja sa saad sundida neid loobuma kontrollist Hormuzi üle. Maavägede roll on siseneda, võtta üle ja hoida Iraani naftataristut nii kaua kui vaja. See on ohtlik töö. Need sõdurid on Iraani rakettide ja droonide jaoks lihtne sihtmärk, kui neil pole õhutoetust. Siin tulevadki tõenäoliselt mängu Ameerika F-22 hävitajad. Need varghävitajad võiksid rünnata Kargi saare alles jäänud sõjalist infrastruktuuri ning Hormuzi väina vastaskaldal asuvaid raketilaskepaiku, mis võiksid sihtida Ameerika vägesid Kargi saarel. Tõenäoliselt näeme, kuidas Ameerika F-22 hävitajad täidavad sama toetavat rolli, mida nad täidavad Iraani mandriosa kohal. USA-l on Hormuzi väinas tegevuses Apache helikopterid ja A-10 Warthogi ründelennukid. Pole kuigi raske oletada, et F-22D teevad väina kohal ülelende, kogudes andmeid, mida saavad kasutada Apachid, A-10 ja kõik muud õhuvahendid, mida USA kasutusele võtab. See õhuvägi toetab Kargi saare invasiooni, hävitades droone, rakette, raketibaase, kiirpaate ja kõiki teisi ohte, mida Iraan suudab kasutusele võtta. Vähemalt tõenäoliselt on see plaan. Kargi saar on endiselt väga ohtlik sihtmärk, sest seal on nii palju tuleohtlikku naftataristut. See kehtib isegi siis, kui kasutatakse F-22 hävitajaid. Vaid üks rakett, mis tabab õiget kohta, võib tekitada tulelõksu, mis jätab Ameerika kätte sadade või mitte tuhandete tarbetute ohvrite koorma, nagu mõned väidaksid. F-22 hävitajad võiksid enne maismaa sissetungi massiivsete õhurünnakutega Kargi saare kaitset nõrgestada. Sama võib öelda ka F-35 hävitajate kohta ning kui USA on oma õhu ülekaalus kindel, siis on tal kasutada veel terve rida teisi õhuvahendeid, mida saab välja saata. Siiski on võimalik, et Ameerika F-22 hävitajad suunavad oma tähelepanu hoopis teisele sihtmärgile, Hormuzi väina rannikule. Eriti just selle ranniku kindlustatud sihtmärgid, nagu raketilaskekohad ja laskemoonalaod, võivad sattuda Ameerika F-22 hävitajate ja nende GBU-39 pommide sihikule. Täpsed rünnakud kogu rannikul aitaksid oluliselt vähendada ohtu, mida Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpus ehk IRGC võib kujutada Ameerika Ühendriikide maavägedele Kargi saarel.
Need rünnakud suurendaksid ka juba tehtud kahju sellistele rannikualade sihtmärkidele märtsi keskpaigaks, mil avalikuks tuli uudis, et USA kasutas 5000 naelaseid punkli lõhkuvaid lõhkekehi kindlustatud raketipositsioonide vastu. F-22 hävitajad toovad mängu vargtehnoloogia, mis muudab nad ka raskesti tabatavaks Iraani rannikukaitse õhutõrjesüsteemide jaoks, mis veel alles on. IRGC sõdur, kellel on kaasas kantav õhutõrjerakett, ei suuda F-22 vastu suurt midagi teha. Ameerika hävitaja suudab kohale jõuda, tule avada ja lahkuda enne, kui see sõdur jõuab oma õlalt lastava õhutõrjesüsteemi üldse valmis seada. Kuid võib olla kõige olulisem asi, mida Ameerika F-22D saavad teha, kui USA valmistub maismaa tegevuseks, on olla sama pidev ähvardav kohalolek, nagu nad on olnud Iraani kohal alates operatsiooni Eepiline raev algusest. IRGC jaoks praktiliselt nähtamatu hävitaja suudab rannikut pidevalt jälgida. Iga raketistart, mida üritatakse Kargi saare vastu, avastatakse ning F-22D andmete abil on suur tõenäosus, et see tõrjutakse. Iraani režiim teab ka, et nende enda väed ei suuda teha ühtegi tõsist sammu, kui IRGC peaks kaaluma maismaapõhist vastuinvasiooni. Kui ühendada Kargi saare mereblokaad F-22 õhupatrullidega, siis on Iraani maismaavägede võimalus ületada umbes 20 miili pikkune veetõke Iraani mandriosa ja saare vahel, mida USA potentsiaalselt plaanib rünnata, väga väike. Ja see pole veel kõik. USA president Donald Trump on ähvardanud, et USA võtab sihikule Iraani veemagestusjaamad. See oleks suur ja potentsiaalselt ohtlik samm. The Independent märgib, et Iraan on pärast operatsiooni Eepiline raev algust kogenud happevihma ja tihedat suitsu. Magestusjaamad on olulised vee puhastamiseks, et seda saaks kasutada ja tarbida. Ja nende ründamine mõjutaks Iraani tsiviilelanikke sama palju, kui mitte rohkemgi, kui Iraani režiimi ja IRGC-d. Iraan seisab samuti silmitsi 5. järjestikuse äärmusliku põuaaastaga, teatab sama väljaanne, kuna mõned Iraani veehoidlad on praegu umbes 10% oma maksimaalsest mahutavusest. Rünnakud nendele rajatistele võiksid põhjustada Iraanis suure tsiviilkriisi, mis on viimane asi, mida Trump tahab, arvestades, et ta on kutsunud Iraani rahvast oma riiki tagasi võtma alates operatsiooni Eepiline raev algusest. Siiski võivad need rünnakud aset leida ja kui see juhtub, võivad F-22D, mis on juba suure osa Iraani sõjalisest infrastruktuurist hävitanud, taas rolli mängida. Iraan võib olla koondanud nii palju oma õhutõrjest kui võimalik nendele olulistele rajatistele, kuid see ei kaitse Iraani vargsi tegutsevate F-22D eest, kui Trump otsustab oma ähvarduse ellu viia. Kuid enne seda võib palju muutuda. Kui USA-l õnnestub Kargi saar vallutada ja hoida, ei pruugi rünnakuid magestamistehaste vastu vaja minna. USA-l oleks Iraani üle majanduslik mõjujõud, mis võiks sundida Hormuzi väina taas avama. Kuid ükskõik millise suuna USA järgmisena võtab, tõenäoliselt juhivad rünnakut nende F-22 hävitajad. Nad on seda teinud operatsiooni algusest peale ja see ei muutu ka siis, kui USA valmistub maapealseks sissetungiks. Kui USA liigub oma F-22 hävitajatega operatsiooni Eepiline raev uude faasi, hakkavad Iraani laheäärsed naabrid vastulööke andma. Olles olnud Iraani rakettide ja droonide sihtmärgiks, valmistavad nad ette oma vastumeetmeid, mis võivad jätta Iraani nurka surutuks, kui Ameerika maaväed sisse tulevad. Vaata meie videost, kuidas jõudude tasakaal lahe piirkonnas on muutumas. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et olla kursis meie kajastusega operatsioonist Epic Fury. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!